meie õppisime Antsuga ühel kursusel ja ma mäletan ülikooli ajast seda, et Maaülikool oli hästi selline kodune ja selline hea paik nagu just see, just nagu nii-öelda sellele, kus iga üliõpilane tegelikult paistab nagu väga hästi välja, et mida ta teeb ja kuidas ta teeb, et nüüd ma olen olnud sellest ülikoolist pea 15 aastat eemal, et kuidas see praegu tunne on, et kas see on umbes samasugune ülikool või on see muutunud nende 15 aasta jooksul? No ülikool ikka muutub 15 aasta jooksul ja inimesed muutuvad, aga tegelikult see, mis see kodususe kohta ütlesid, seda ütlevad meie üliõpilased ja vidistavad täna ka, et ma arvan, et see kodusus on alles ja kindlasti on meil selline õppejõu ja üliõpilase vaheline kontakt võib-olla tihedam ja inimlikum kui võib-olla mõnedes suuremates ülikoolides. Ja mis eneseteostuse võimalusi puudutab, siis tegelikult siin, kui inimene ise on aktiivne ja tahab ennast teostada, et siis tegelikult võimalusi on ju palju. Et on võimalik teostada ennast üliõpilasesindustes, erinevates seltsides ja ka välismaal õppimise võimalusi täna on ju palju rohkem kui tookord siiski meie alustasime. Aga samas juba toona tegelikult, meie mõlemad oleme ju kasutanud seda võimalust, et ka välismaale siit edasi minna ja ma ei tea, kui sina õppisid kuskil Norra programmis mingisuguses Läti ülikoolis, jah? Jah, mina õppisin Läti ülikoolis Norra õppejõudude käe all koos Eesti, Läti ja Leedu üliõpilastega. Kuidas see tundus nagu, et tulles siit Maaülikoolist, et see oli nagu üleminek sellisesse rahvusvahelisse konteksti? Ei, see üleminek ei olnud üldse raske. Seda enam, et ma olin ka varem olnud ühe semestri Inglismaal juba õppinud. Ja see oli väga tore. Väga huvitav oli just see, et ega me ju väga palju ei tea lätlastest ja leedulastest, et palju meil isiklikke tuttavaid on. Et sai kogeda ka neid võib-olla kultuurilisi eripärasid, väikseid ja traditsioonide eripärasid. Ja kindlasti see Norra õppejõudude kaader tol ajal oli meie jaoks väga värskendav, sest et nemad omakorda ise olid tegelikult kõik veel Ameerikas õppinud. Mina ise õppisin Saksamaal pärast magistriõppes ja toona ja ma olen nüüd kuulnud, et veelgi rohkem on see, et tegelikult isegi võiks olla rohkem inimesi ja kandidaate, et ma julgustaksin ka selles mõttes saksa keelt nagu mitte unustama, et see avab tegelikult ka päris palju uksi, et avas tookord ja täna ma tean, ma olen mitmetes saksa programmides osalenud ja alati on olnud tegelikult see rõõm, et seal ei ole väga sellist suurt konkurentsi, et sa peaksid nagu veri linnast väljas võistlema oma koha eest, et ma usun, et praegu on isegi tegelikult need võimalused veel avaramad, et ütleme, kui siin see vundament ära laduda, et kuskil mujal veel nii-öelda siis need korrused peale ehitada. Kindlasti jah, et võimalusi on tegelikult rohkem, et minna ja need vähesed kahjuks, et kes on läinud, et nendel tegelikult on seal väga tore olnud ja nad isegi on tahtnud pikemaks jääda. Ja nagu me vaata ise oma kogemustest teame, et kui sa saad siit ülikoolist sellise esimese rahvusvahelise kogemuse, et siis sinna tegelikult tulevikus neid lisandub veel ja veel. Ja see on hästi hea platvorm, et sul on selline see kogemus, mida tähendab võõrriigis elamine, mida tähendab teistest kultuuridest inimestega suhtlemine, sõpradeks saamine, et sinna peale on oluliselt lihtsam ehitada ka oma seda edasist rahvusvahelist karjääri, sest et sinu karjäär on ju ka tegelikult nüüd läinud uuesti rahvusvaheliseks mingis mõttes. Absoluutselt. Ja tegelikult ma näen isegi seda, et kui jätkata, kui tõesti tõsiselt võtta seda, mida sa õpid, on ju, et seesama minul see põllumajandusökonoomika või ettevõtlus, mis on tihedalt seotud ka põllumajanduspoliitikaga, millega ma nagu praegu hästi tihedalt ise seotud olen, et siis nii kõik need Maaülikooli vilistlased on ju tegelikult täna sinu need koostööpartnerid, keda sa juba ülikooli ajast väga paljusid tead ja tegelikult ka need rahvusvahelised kontaktid on tulnud, omal ajal sai ju osaletud rahvusvahelise üliõpilaste seltsitöös, et seal on kõik need üliõpilaste vahetused, et sellest ajast päris mitmetes riikides on ju need samad inimesed täna ka igal pool Euroopas asju ajamas, et selles mõttes mulle tundub, et põllumajandus ja see valdkond võib-olla iseenesest esmapilgul ei tundu nagu selline väga populaarne või nii-öelda inimeste esimene valik ja ega ta minul ka ei olnud, aga lõppkokkuvõttes kui sa tahad selles midagi teha, siis need võimalused on hästi avarad,
et noh, selles mõttes, et pillikult öeldes, et juurat õpivad väga paljud ja selleks, et seal kuidagi võib-olla ka rohkem läbi murda on, sul pead olema kohe kuidagi mingi eriline inimene, et ma arvan, et meie valdkonnas ka tavalistel inimestel on võimalus elus midagi saavutada. Seda kindlasti ja vaata, meie kõiki valdkondi ei tea, aga oma kogemuse põhjalt ma võin samamoodi öelda, et see võrgustik, mida sa lood, kas siis ülikoolis õppides või ka välismaal ülikoolis õppides või käies on väga oluline. Ja mina töötan täna akadeemilisel töökohal juba 10 aastat ja tegelikult ka doktoriõpingute raames olin 1 semestri Kopenhaageni ülikoolis. Ja ma näen küll seda, et see võrgustik, mille sa seal lood, et tegelikult sa töötad selle võrgustikuga hiljem veel hästi pikka aega ja sealt omakorda kasvab sulle uusi tuttavaid ja sõpru ja kolleege ja sisuliselt see ka teaduse poole pealt on see põllumajandusökonoomika ja põllumajanduspoliitika tegelikult väga rahvusvaheline. Sellepärast, et meil on Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika, seal me niikuinii peame arvestama kõikide teiste riikidega, teadma neid tingimusi ja ka see põllumajandusökonoomika teadlaste kogukond tegelikult on hästi selline kokkuhoiduv. Päris huvitav tegelikult see, mina olen, valitsusvälises organisatsioonis ja seal on see samamoodi, et meil on ju Läti, Leedu, Põhjamaad, Soome, Rootsi, Taani, nendega on meil ju tegelikult suhtlus praktiliselt igapäevane, et nagu sa ütled, et ühine põllumajanduspoliitika tingib ka selle, et mingil määral me oleme kõik nagu hästi sarnased või nendes ühtedes raamides, ega samas igal riigil on oma lahendused, kuidas ta need probleeme lahendab. Ja kindlasti on vaja neid spetsialiste, kes tunnevad meie riigi olustikku, vajadusi ja võimalusi ja suudavad seda siis selgitada ka rahvusvahelises kogukonnas, et see rahvusvaheline poliitika ka toetaks meie majanduse arengut. Siin muidugi Maaülikool, ma arvan, et selles mõttes annabki väga hea baasi sellele ja just Majandus-Sotsiaalinstituudis ka, et need, ta on ikkagi suhteliselt selline, mis see moodne sõna, mingi interdistsiplinaarne, et sul on nagu erinevatest valdkondadest midagi, et võib-olla sinust siit nagu seda tuumafüüsikut ei saa, kes nagu mingi ühe väga täpse asja nagu ära lahendab, aga ta annab kindlasti sellise paindlikkuse oma suunda seada nagu tulevikus. See on hästi oluline, et tegelikult meie üliõpilased ju õpivad ka taimekasvatust ja loomakasvatust, vähemalt neid algtõdesid. Ja kui sa tegutsed põllumajanduse valdkonnas, isegi analüütikuna või majandusökonomistina, raamatupidajana, siis tegelikult sa pead aru saama, mismoodi see valdkond toimetab, see on bioloogiline protsess. Ja selles mõttes on meie üliõpilaste haridus tõesti nagu interdistsiplinaarsem. Ja teistpidi, mida arenenumaks maailma tehnoloogiad muutuvad, et seda spetsiifilisemaks lähevad need majandusküsimused. Et täna me oleme kaasatud ühte projekti, kus me tegelikult töötame koos veterinaaridega ja meie roll on analüüsida, milline on erinevate veterinaarialaste nõuannete ja soovituste majanduslik mõju nendele piimatootmise ettevõtetele. Et seal sa pead juba suutma ka süveneda koos veterinaaridega sellistesse väga spetsiifilistesse nüanssidesse ja suutma selle siis nagu tagasi mõelda ettevõtte kulu, tulu ja kasumi numbritesse. Et see on väga põnev ja kompleksne ja selline väljakutset pakkuv tegelikult. Vaata, meile ju alati vanasti öeldi, et teist saavad need juhid, on ju nende ettevõtete juhid, et tänapäeva põllumajandusettevõte on ju nii teadmiste mahukas juba, et ma arvan, et võib-olla koolipingist kohe sinna juhi ametisse astuda on natuke keeruline, aga jällegi, et kui see nagu ette võtta ja juba kooli ajal ka nagu ettevõtetega koostööd teha, nagu ma mäletan, sina näiteks tegid seal Hummul ja Agro ja ma ei tea kellega, et siis nii-öelda valmistades ennast juba ette sinna töömaailma minekuks, ma usun, et Eestis on küll võimalik, ma arvan, 5 aastaga peale lõpetamist suhteliselt sellistele töökohtadele nagu minna, kus sa oled juba selgelt otsustamas neid, kuhu ja kuidas see ettevõte peaks arenema ja minema. Ja see, et sa just mainisid seda ettevõtete ja üliõpilaste koostööd, see on ju väga oluline ka täna, et sinu enda organisatsioon Põllumajandus-Kaubanduskoda tegelikult täna üritab omalt poolt sellele ettevõtete ja üliõpilaste
kokkusaamisele ja praktika vahendusele päris jõuliselt kaasa aidata. Ja tegelikult ongi, nagu ma ütlesin ka, et see põlvkondade vahetus praegu, mis põllumajanduses peab jõuliselt toimuma, et tegelikult ettevõtjad on ikkagi väga tikutulega otsivad taga neid noori, kes oleks valmis ennast pühendama nagu nendele valdkondadele. Ja mida suuremaks ja komplekssemaks ettevõtted lähevad, siis seda rohkem meil on just spetsialiste ja ka majandusspetsialiste sinna kõrvale. Just.